No nii, tervist kõigile. Osad teist teavad, miks te olete siia tulnud, võib-olla mõni ei tea, miks siin nii palju inimesi istub. Aga lugu on selline, et 2014 hakkas üks eestlane laagri bussipeatusest jalutama. Jalutas lõuna poole ja jalutas Kanamäe viaduktini ja mõtles, et päris tore on jalutada, et lähen siit edasi ja lähen edasi. Ja 4 aastaga jõudis ta 20 000 kilomeetri kaugusele. See skeem on siin näha. Vahepeal ei läinud ujudes, siin oli lihtsalt siuke lõike moment. Ja matkaspordil ei olnud tegelikult selle projektiga mitte mingit seost kuni 2018, ütleme siis varasuveni, kui me kuulsime, et see eestlane Meigo jalutab kuskil. Ja siis otsustasime tema tegevusele natukene õla alla panna. Kahjuks selle sama suve lõpus pidi Meigo oma reisi küll katki jätma, aga võin etteruttavalt öelda, et see mõte minna siit edasi ja tulla teiselt poolt palli tagasi on ta peas ikkagi olemas. Ja ma olen ilusti 2 minutit täis rääkinud, te ei tulnud kuulama mitte mind, vaid tulite kuulama Meigo märki, ole hea, võtta istet. Ja meie tänast vestlust juhib matkaspordi Ülemiste müügikonsultant, ka inimene, kes ei püsi absoluutselt kodus hoolimata sellest, et ta siin töötab, saab täitsa normaalset palka, siis ta ikkagi eelistab telgis magada. Riho Alla, palun. Tere kõigile ja ülimalt hea on näha, et rahvast nii palju, et me pidime veelgi toole juurde otsima ja juba ka Meigo oli väga, näitas oma abivalmidust, teenindusvalmidust ja kohe ise tuli ka kaasa hästi tore. Aga ja ma pikalt rohkem ei räägi, et ma arvan, et praegu kõigepealt Meigo sa ise võib-olla räägid sellest, et kes sa oled, mismoodi see idee sul tuli hakata liikuma ja teha selline lühiajaliselt tegelikult minu meelest väga lühikese ajaga, väga pikk teekond läbi. Ja mida kõike sa kogesid ja muud põnevad, mis sa pead vajalikuks rääkida. Et ole nii lahke, et anna sulle mikrofoni üle. Võib-olla ma räägin ilma mikrofonita kõva häälega, kui te kuulete. On parem sellega, olgu. Tere siis kõigile ka minu poolt. Aitäh, et olete võtnud täna siin tunnikese tulla siia. Ja ma siis proovin olla see eestlane, kes jalutas pikalt ja täita seda rolli. Ja see tõsise jalutamine algas juba 2014. aastal, kui äkki erinevate sisemiste ja välimiste mõjude ja faktorite kooslusel oli selline nii kindel tunne, et ma lihtsalt pean tegema nii pika jalutuse, kui ma suudan. Ma julgen väita, et see oli mingis mõttes ka saatus, sest kõik mu elus justkui läks selles suunas ja ma proovisin seda skeptiliselt kahelda, et kas see on võimalik, kas ma suudan seda teha. Ja nii palju, kui ma analüüsisin seda enam ma tundsin, et jah, ma olen selleks võimeline, ma justkui pean seda tegema ja see muutus väga suureks unistuseks, mida ma siis tõesti tahtsin täide viia või vähemalt alustada, vähemalt proovida. Ja täna me teemegi väga kiire kapaku läbi minu reisifotode ja jagan küll väga lühidalt, aga nii-öelda kõige olulisemaid võtmemomente, kogemusi, kohtumisi ja õppetunde. Ja siin esimesel fotol meil ongi marsruut, riigid, läbi mille ma jalutasin: Eesti, Läti, Leedu, Poola, Slovakkia, Ungari, Rumeenia, Serbia, Bulgaaria, Kreeka. Täpselt 10 riiki läbi Euroopa. Siis pöörasin sealt ida poole, jalutasin läbi Türgi. Siis sisenesin Iraani. Iraanist sain küll kahjuks jalutada ainult 1 kuu, kuna mu viisale ei antud pikendust. See tundus kohalikele võimudele natukene kummaline ettevõtmine, et miks ma seda teen. Ja siis lendasin Indiasse ja jätkasin rännakut Mumbai linnast. Ja Indias ma olin kõige kauem, jalutasin üle 3600 kilomeetri 7 kuu jooksul. Sealt jalutasin Nepalist tagasi Kirde-Indiasse läbi Myanmari, Tai,
Kambodža, Vietnami, üle mere Singapuri, ring ümber Malaisia ja siis sealt Indoneesiasse Sumatra saarele. Ja siis teemegi nüüd kiirkorras selliste parimate kogemuste ja fotode rännaku. Kas te olete valmis? Ja. Esimene foto Tallinnast veel, kui ma alustasin seda jalutust laagri bussipeatusest. Ja siin on näha minu Eestis olemise ajal viimane päikseloojang, mis on tehtud Lemme telkimisalal. Ja pärast mida ma ei tulnud Eestimaale 9 aastat ja 1 kuu. Reisi alustades mul oli kokku raha nii pangakaardil kui taskus ainult 8 eurot. Ja ma kogusin ka kilekottide viisi kevadisi, maikuu teeäärseid happoblikaid ja siis niimoodi rändasin. Ja siin on esimene juba jalanõude baar, mis Lätis hakkas minema auklikuks. Siin on Riia, vanalinnas üks tore trammiline. Ja minu peamine toit, mis mul sellel reisil oli, olid pähklid, rosinad ja banaanid. Ma olen 17 aastat olnud taimetoitlane, seda ma kindlasti kõigile ei soovita, aga minu jaoks see on olnud väga kasulik. Ja pähklid on olnud põhilised, mis mul kogu aeg on kotis olnud oma suure energiasisalduse ja rasvasisalduse poolest. Siin oleme juba Poolas, tee äärest leidsin 2 koerakutsikat, kes mina olen ainuke inimene, kes jalutasin, nad joostes tulid minu poole. Nad olid puuke täis, väga näljased, ma andsin neile vett süüa ja siis nad ühe ööpäeva olid mu telgi kõrval, hirmutasid põdra ära. Ja siis järgmisel päeval ma helistasin kohalikele inimestele ja lõpuks ühest loomade varjupaigast tuldi neile järgi, et anda neile kodu. Siin on üks tore Poola memm ühest illukeses külas, kes kutsus mind oma koju, tegi mulle kaasa hunniku võileibasi ja siis õnnistas mind. Ta lõputult lihtsalt tegi mulle ristimärki ja saatis mulle andis mulle igasugu häid energiat. Siin järjekordne loom, üks kassipoeg, kelle leidsin Slovakkiast väga eraldatud kohast, küladest 10 kilomeetrite kaugusel pärast suurt vihma ja tuli seal tillukene rohu sees ja ma võtsin ta kaasa. Ühe öö oli ta mul telgis ja järgmisel päeval, kui ma läksin kassi toitu ostma poodi, siis üks tore naisterahvas võttis ta endale. Siin Slovakkia ilusad päevalillepõllud õhtul. Ja siin järjekordne jalanõubaar on hakanud rebenema, nagu te näete, siis ma kasutasin ta ikka päris lõpuni välja. Seda ka ei soovita kellegile. Siin järjekordne loom, Euroopas oli palju loomi, rohkem ei ole, ma luban. Üks koer Happy, kes Ungaris, leidsin ta ka tee äärest, ta oli samamoodi hästi näljane, andsin talle süüa vett ja ta hakkas mulle järgi tulema ja kokku me jalutasime 10 päeva, 180 kilomeetrit ja sisenesime ka Rumeeniasse, kuhust ma leidsin tal loomade haiglas ühed uued omanikud ja koeraga koos oli väga tore jalutada, tal oli nii suur usaldus ma vastu. Iga hommik ta oli rõõmus, kui ma telgist välja tulin ja mitte kunagi ta ei küsinud, kuhu me lähme, miks me lähme. Lihtsalt oluline oli see, et me kuhugi läheme koos. Ja siin meil on väike puhkehetk ja siin järjekordne kass, kelle ma leidsin tee ääres kodu. Ma tunnen, et see sõltus lihtsalt minust, minu kätest, kas ma võtan ta kaasa, tema elu sõltus sellest ja siis kes keegi teda poleks tõenäoliselt leidnud, keegi seal ei oleks jalutanud nende teedel. Siin on üks Rumeenia park Timișoara linnas. Too hetk mul ei olnud üldse raha, et kusagil hotellis ööbida, ka kohalike majutest ei olnud ja siis ma magasin seal pargipingil koos teiste kodutute inimestega, kes olid väga sõbralikud mu vastu. Siin me juba jõuame Serbiasse, üks kena põllutee ja üks Serbia ilus mägikülakene. Serbias hakkas kuumus mind suvel vaevama üle 30 kraadi ja tihti kandsin 3 suurt pudelit üle 4 liitri vett ja kohtumine Donau jõega. Siin oli üks Serbia väike küla Veliki Popović, kus ma reede õhtul jõudsin, plaanisin sealt läbi jalutada, aga jäin sinna kinni kuni esmaspäeva hommikuni, sest seal joodi õlut palju ja siis üks noormees kutsus mind oma koju. Siin üks pühapäevane puhkehetk ühel perepiknikul ja siin algavad mäed. Need on siis juba Ungari ida pool sisenedes Rumeeniasse. Ja hakkame jõudma Kreekasse. Üks tee-ehitus oli, kus kedagi teist ei olnud ja sain vabalt jalutada kogu päeva. Ja siin on üks väga ilus moment. Ma vaatasin Kreeka mägedest allapoole jalutades, et Vahemeri hakkab kohe tulema, ma jõuan varsti mere äärde.
tundsin juba seda meretuult, mereõhku ja siis mägedest alla tulles ühe kurvi tagant lõpuks paistis Vahemeri. Ja siis mul oli selline mingi sisemine imestus, et kas tõesti ma nüüd jalutasin läbi Euroopa, jõudsin Tallinnast mere äärest siia Kreekasse mere äärde. Siis läbi Euroopa mul kuulus kokku 4 kuud jalutamist, 3000 kilomeetrit. Ja siin jalad on Vahemeres. Siin on minu kallis õde Kadi, kes täna kahjuks ei saanud siia tulla. Ja temaga koos me läksime vallutama Kreekamaa kõrgemat mäetippu Olümpost. Ja palusin õelt luba, kas ma tohin seda lugu jagada, õde ütles, et tohid. Me saime kokku, temal oli seal puhkus ja siis minu idee oli, et lähme Olympose mäge vallutama. Ja siis, kui me olime juba seal 1 päev olnud, 1,5 päeva, siis õde hakkas virisema natukene, et mul oli täiuslik puhkus mere ääres, oli jäätis ja saiakesed ja kohvi ja nüüd seal tuleb selline mõte, et lähme riigi kõige kõrgema mäetippu. Ja me saime seal vihma, me saime sealt külma, lund, rahet ja siis jõudsime läbi higi ja pisarate lõpuks sinna tippu ja lõpus õde isegi tänas mind, et aitäh, et sa mind siia üles vedasid. Et kindlasti võib-olla kunagi teeme veel sarnase rännaku. Ja see väga ühendas meid läbi higi, pisarate ja selliste raskuste muutusime õega kindlasti palju lähedamaks. Ja siin ka minu kallis ema Marje, kes samuti oli Kreekas, kes istub seal tagareas praegu. Ja ema siin rännaku juures oli palju osaline, siin varsti ta tuleb veel mitmel fotol. Siin hüvasti jät emaga ja hüvasti jät õega ja jalutamine jätkub. Nüüd tuleb suur muudatus ja hakkan jalutama ida poole. Kui eelnevalt ma jalutasin sirgjoones läbi Euroopa, siis äkitselt teeme 90-kraadise pöörde ja hakkasin jalutama läbi Türgi. Türki sisenedes kõik muutus. Äkitselt oli täiesti teine atmosfäär kui varasemalt Euroopast läbi jalutades. Ma olin lihtsalt üks suvaline seljakotti mingi backpacker või turist. Äkki Türki sisenedes kõik pöörsid mulle nii palju tähelepanu. Inimesed kohe hakkasid mind peatama, kutsusid mind kohvikutesse, hakkasid pakkuma teed, kohvi, igasugu sööke. Kõige esimene piiriäärne väike külakene, kus ma sisenesin. Mehed kutsusid mind teed jooma, mulle anti õunasi. Ja üks mees näitas mu auklike tossude peale ja raputas pead ja võttis enda jalast ära oma tossud ja ulatas mulle, et ma saaksin panna tervemad jalanud. Aga neid ma vastu ei võtnud, sest ma teadsin, et ma koheselt olen jõudmas ühte suuremasse linna ja siin üks Edirne linn, sillad ja kauguses paistab üks hiigelsuur mošee. Siin olen ühtede tudengite kodus, kes laud oli meil lookas Türgi tudengitega. Jõime palju rakët, mis on selline viinalaadne asi ja hommikul kõva peavaluga ma ärkasin vara, et siis jalutamist jätkata. Siin samuti Türgi, üks Istanbulis, üks sild. Ja siin ka üks oluline moment, fosforuse väin Istanbulis. Siin vasakul pool paistab Euroopa manner ja siis paremal pool algab Aasia. Seda silla peal jalutada ei ole lubatud. Ma proovisin ja siis selleks luba ei antud, et pidi minema praamiga ja jalutamine jätkus Aasia mandril. Siin hakkab tulema sügis ja esimene lumi ja jalutamine jätkub lumes. Läheb natukene ekstreemsemaks. Lumi tuli maha, oli veebruarikuu. Õnneks mul oli väga hea varustus, kõik oli soe ja nägin selline välja rohelise vestiga, et oleks nähtav ja habe aitas palju hoida sooja. Ja tihti telkisin ka lumes, miinimumkraadid olid -16, kus öösel oli külma. Ja korra ma olin 13 ööpäeva pesemata, lihtsalt jalutasin ja müttasin seal mägistes lumedes, enne kui lõpuks ühte koju jõudsin, kus sai pesta. Siin ühed Türgi noored, kes ühes väikses külas mind peatasid, poisid panid oma taskurahad kokku ja siis ostsid mulle paki küpsiseid teele. Ja kevade märgid. Siin veel telkimist leidsin ühe lumevaba koha. Ja siin Türgi mehed, seda juhtus iga päev, mind peatati kinni, pakuti teed, pakiti sööke kaasa ja Türgi mehed sellistes väga šikkides pintsakutes. Ja õhtuti tegin vahel lõket. Õhtud olid need ajad, kui ma tihti mõtistasin, analüüsisin sügavalt, mis täna juhtus, mida ma oleks võinud teha paremini, kas ma kedagi kohtlesin kuidagi halvemini, võib-olla uhkusega või üleolevalt ja kuidas ma saaksin seda parandada endasse, et järgmine päev siis paremini kohelda inimesi. Ja siin kohtumine Musta merega Türgis.
siin sain abi Türgi ametivõimudelt. Ja siin 1600 aastat vana Sümela klooster, mis siis samuti Türgis. Siin üks tore külainimeste punt, mind jäin ööseks ühte koju ja siis hommikul saadeti mind teele suurte õnnistuste ja positiivsete energiatega. Ja siin Ida-Türgis hakkavad tulema mäed, hakkame jõudma Iraani. Siin mul on pisarad silmis. Põhjuseks see, et kui ma hakkasin jõudma Iraani piiri äärde ja siis tee ääres jalutades äkitselt mulle meenusid kõik need 100 Türgi inimesed, kes mind tee peal aitasid, kes pakkusid mulle teed, igasugu jooke, sööke. Ma hakkasin värisema, ma tundsin, ma ei saa jalutada, ma pöörasin teelt kõrvale, viskasin koti maha ja lihtsalt nutsin, tänulikkusest nutsin, värisesin, mõtlesin kõikide nende inimeste peale, kuidas nad mind aitasid, kuidas mind justkui kätel kandsid läbi selle riigi. Ja selline moment oli. Ja siis panin koti selga ja jätkasin edasi jalutamist. Ja olemegi juba Iraanis. Üks Iraani esimesed mehed olid, kellega ma kohtusin, olid tee ääres. Mehed panid torusi kokku, sulatasid ja siis palusid mul oma telgi panna nende telgi kõrvale. Ja tegime seal teed ja sööke. Üks Iraani poepidaja, läksin tema poodi, tahtsin osta pudeli vett. Ja siis ta keeldus mult lihtsalt raha võtmast. Mida? Sina oled külaline, ma ei saa sult raha vastu võtta. Ja siis pakkis mulle mingid pirukaid ja saiesi kaasa. Ja seda juhtus korduvalt veel mitmetes teistes poodides. Ehk siis selline külalislahkus. Üks kena tee. Iraanis ma jalutasin sealt selle maanteega paralleelselt nendel traktori teedel. Ja Iraanis ühes kiirabi osakonnas ööbisin seal. Hästi toredad noormehed olid. Kiirabitöötajad ja jätsin kõik oma talveriided neile, sest neil tuleb seal, läheb uuesti külmaks, siis nad saavad jagada. Ja üks Iraani kodud tihti nägid välja sellised eriti külades, et väljast on selline suvaline mingi hall või pruun savihütt ja siis lähed sisse, siis on sellised imelised vaibad, mööbel, täiesti nagu utoopiline. Üks suur sild Esfahani linnas. Ja Iraani neiud, kes soovisid teha grupipilti Esfahani kõige suuremas pargis. Ja siin oli tihti tore vaadata, kuidas inimesed kogunesid, pereringid, neil olid oma teepotid kaasas ja see pereringid olid hästi olulised. Ja Roosa Mošee Iraanis. Ja jõuamegi juba Indiasse. Üle mere. India, kus ma jalutasin kõige kauem, 3600 kilomeetrit. Ja siin on Mumbai hullumeelne liiklus, et proovida mitte saada pihta kusagilt ja mingisse auku astuda või tänaval magavate inimeste peale. Jalanud. Siin on üks kodu. Sonni ja Arunu kodu, kes kutsusid mind koju, nad olid teetöötajad, kes pigi sulatasid tee peale ja nende kodu oli selline, et see oli hiige suur selline slamm piirkond, kus majadel oligi ainult üks uks, aknaid ei olnud ja kõik seinad olid omavahel ühendatud ja ma ei tea, mitukümmend tuhat inimest seal võis elada, nad kutsusid mind sinna ja olin nende kodus seal mitu ööd. Ja nad olid nii head mu vastu ja vetsu neil ei olnud. Vets oli niimoodi, et oli vaja võtta veeämber kaasa, jalutada 60-70 meetrit, üks suur põld oli, mehed olid ühel pool ja naised olid teisel pool ja siis pesid seal. Ja siis Sonni ütles mulle, et meil siin palju raha ei ole, aga kui meil on mingi, kui kellelgi on probleem, kellelgi tõesti ei ole raha või tõeline nälg hakkab tulema, siis kõik toetavad, see meie community siin on nii tugev. Kellegil ikka on süüa, kellegil ikka on raha, et me alati toetame teineteist. Ja ütles, et sest see ei olegi vahet, et nälga me siin ei sure ja kõige olulisem ongi tegelikult see, kuidas me teineteist kohtleme. Siin algas monsuun vihmade periood ehk katkematud vihmad Indias 4-5 kuud. Ma jalutasin lihtsalt iga päev, ainult sajab öösel ka. Ja siis mu jalanud vahetasin sandaalide vastu. Sandaalid kõige mõistlikum valik, et kui mitte paljajalu jalutada, sest ükskõik isegi veekindlad tossud, nad saavad märjaks. Ja pidev niiskus, ma proovin asju kuivatada, aga võimatu kuivatada ja siis hommikul panna märjad jalanud jälle jalga. Kõik asjad on niisked pakkida, kõik niisked asjad ja nädalate kaupa niimoodi, kuude kaupa, vabandust. Et pigem kuumus ja külm minu jaoks olid lihtsad, kui see koguaegne vihm ja niiskus ja pori. Siin on üks India joogi, kellel on peaaegu 4-meetrised juuksed, mida ta pole, ma ei tea, ma ei mäleta mitu aastat lõiganud.
ja siis siin India tänavapilt täiesti ootamatult hommikul pakin telgi ära ja siis esimene asi, mida ma näen, ma jalutan läbi ühe väikse küla, kust tulevad elevandid ja mehed, et nii palju ootamatus iga päev. Võimatu on ette kujutada, missuga juhtub see päev. Ma ei tea, kuhu ma magama lähen, täiesti teadmatus ja siis sellega kogu aeg tuleb sellega hakkama saada. Siin ka ühed mehed telgi, olin nende mingis väikses majas ja alustasime hommikut sellise suitsuga, pika suitsuga. Äkitselt ma sattusin osaks ühes India suurimas palverännakus. Iga aasta septembrikuus 2 miljonit inimest jalutavad Ambaji templisse ja sellest ma ei teadnud midagi ja äkitselt olin selle osa ja küsisin, et kus te lähete? Kuidas sa siis ei tea, me lähme ju sinna Ambaji templisse, mõned inimesed olid juba nädal aega jalutanud ja siis minul õnnestus nendega veel nädal aega koos jalutada. 2 miljonit inimest tulevad eri suundades, mõned isegi palju jalu ja siis tee peal on organiseeritud neile toitumiskohad, magamiskohad, mõned lihtsalt magavad kusagil põõsa all, et selline suur palverännak. Siin olen ma Indias Rajasthani kõrbes, jalutan 44-kraadises kuumuses. Varjus oli, ma ei tea, mis päikse käes oli, aga isegi keskpäeval ma jätkasin seda jalutamist lihtsalt mingi väga suure tahtejõu ja unistuse abil. Ja siin ühed kohalikud mehed joome teed. Siin on üks kohtumine ühe Eesti noormehega, kes samuti mööda maad, Kristjan Jaak, kes ka mitte jalutanud, vaid reisis Indiasse mööda maad väga pikalt. Ja siin läks asi huvitavaks. Üks India osariigi ajaleht tegi must sellise esikaane pildi ja mul väga muid riideid ei olnudki too hetk. Ja kirjutas mu sellest jalutamisest ja järgmine päev inimesed hakkavad peatuma teedel 10 kaupa. Kas sina oled see jalutaja? Ja. Tahtsid muga teha fotosi ja Indias on hästi suur kultuur see, et pikad palverännud on hästi pühad ja inimesed tahavad saada õnnistusi, siis kas vanematelt, esivanemateks järjest katsutakse jalgu, et jalgade kaudu saada õnnistusi. Inimesed tulid niimoodi tee peal lihtsalt katsuma mu jalgu ja võtma neid õnnistusi, siis ma proovisin neid üles lükata, et ärge katsuge nii mustad jalad, ma pole need tolmused ja sandaalid aga inimesed lihtsalt usuvad ja siin oli nii palju selliseid olukordi. Ja siin ühes India suures tütarlaste koolis kutsuti mind jagama reisikogemusi ja vastama nende küsimustele. Üksinda ujun Gangese pühas jões, väga rahulikus paigas. Ja siin äkitselt jalutan ühel väiksel teel, selja tagant jooksis üks koer, kes ei haukunud, keda ma ei kuulnud. Mul olid lühikesed püksid ja ta pures 3 korda hästi kiiret mu jalga, sellest on mul siiamaani armid. Õnneks ma puhastasin selle haava ära ja 3-4 kilomeetri pärast ühes väikses külakeses üks apteeker sidus selle kinni ja andis mulle väikse süsti. Jõuame Nepali. Nepalis on kombes, kui keegi läheb teele, siis pannakse sellised lillevanikud ja värvi otsa ette ja näo peale soovitakse head teed. See oli nii paljudes kodudes selliselt ja siis ma jalutan niimoodi järgnev päev. Ja kott ka on kõik täis heaks õnneks, et midagi ei juhtuks. Ja siin me oleme ühes koolis, ühes Nepali mägikoolis jagame Eestis prinditud vihikuid, mis minu õdede äri oli Eestis prinditud unistuste vihikuid. Ja siin on ka minu kallis ema, kes tuli Nepali, kui ta kuulsime, lähme ühte kooli külastama, siis ema kui endine õpetaja ostis suure karbide ja igasugu kirjutusvahendeid, vildikaid, pastakaid, märkmikke. Ja siis mina pidin seda suurt 70 kilost kasti tassima sinna mägedesse, aga kõigil oli väga hea meel. Selline õilis asi sai tehtud. Siin üks liblikaline, kes oli mu peopesa suurune ka Nepalis ühes poes. Üks mees andis mulle uued jalanõud ja jaki ja siis siin üks džunglis elav, ma ei teagi, mis ta nimi võiks olla, joogi võib-olla, ta elas seal koos oma sellise perega, keset täiesti ühte džunglit ja siis ma sain oma telgi panna nende sinna maja lähedale ja hommikul süüa bambuselehtedest toitu, bambuselehtede taldrikust. Lapsed, kes alati on rõõmsameelsed. Siin Nepali naised kannavad suuri koormaid. See oli hetkel, kui India oli Nepaliga väikses gaasi sõjas, pani oma gaaside ekspordi kinni ja siis Nepali naistel ei jäänud muud üle, kui minna metsa, hakata puid saagima ja siis tuua puid, et lihtsalt toitu valmistada ja oma loomadele siis ka süüa teha. Siin üks piirkond, kus on ettevaatustiigrid, ei soovita kellelgi jalutada sellistes piirkondades. Ja siin üks sõjaväebaas,
telkisin nende kõrval, mehed ütlesid, et ära muretse, kui tiiger tuleb su telgi lähedale, nad lasevad mõned hoiatuslasud õhku ja hoiavad seda prožektorit kogu öö mu telgil. Siin üks tore kodukene ühe mu sõbra juures, sellises hästi omapärases savi heinamajas. Ka Nepali naised püüavad kala ja üks orbude kool. Ja siin ma kohtun selle orbude kooli ühe direktoriga, kes on nunn ja kes temaga mul oli hästi huvitav vestlus. Ta oli just eelnevalt lõpetanud nii-öelda isolatsiooni, meditatsiooni retriidi, kus ta elas üksinduses väikses mägimajakeses 3 aastat, 3 kuud ja 3 nädalat. See on Tiibeti budismis hästi tavaline aeg, kui praktikeeritakse üksinduses meditatsiooni ja siis palveid. Ja siis ma küsisin talt küsimusi selle kohta. Siin ühel teel värske elevandi pabul oli veel soe, nii et teada oli, et elevant oli just sealt läbi läinud. Aha, siin on ühes mu reisimärkmikus, mis ma kirjutasin. Sisekürjel oli üks tsitaat Ruubilt: astu välja ajaringist ning sisene armastuse ringi. See mind tihti aitas, sest reisides ma tihti muretsesin võib-olla vahel tuleviku pärast või planeerisin ja siis see tõi mind tagasi sellisesse olevikku ja et proovida võimalikult positiivne olla. Siin 3 naist, kes olid 3 ühes majas elava venna naised. 3 venda, nad elasid kõik koos ja siis naised olid ka tulnud sinna ja ma olin nende kodus ühe päeva. Üks hästi rõõmsameelne erinevate vürtside müüja tänaval. Ja Himaalaja suured mäed ja siis need kihid, mis seal ees kõik on. Ja mägilapsed. Ja üks ema oma lapsega oma kodusel põllul. Siin on järjekordne üks Munga klooster, kus ma olin, ma ootasin India viisat, et siseneda uuesti Kirde-Indiasse ja siis see viisa ootamise aja ma veetsin seal koos 200 mungaga, kes elavad niimoodi Himaalaja mäestike jaamil. Siin on Holi ehk värvi ja armastuse jagamise festival. Seda ma tähistasin Katmandus, Nepali pealinnas. 1000 inimesed tulevad kokku ja kõik viskavad teineteisele värvi ja vett. Selline suur kõiki ühendav festival. Kas keegi on kogenud Holi festivali? Ja siis, kui tagasi oma väiksesse hosteli jõudsin, nägin selline veel. Siin on tagasi sisenen Indiasse, Kirde-Indiasse. Siin on Darjeeling, üks mägedesse ehitatud linn. Ja siin on kuulus Darjeelingu teeistandused, kus need teed kõik tulevad. Siin varjudega korjatakse. Ja siin ma istun ühe puu ääres. Puud olid tihti sellised, mis mind väga palju aitasid. Nendega koos telkimine, nende nii-öelda lihtsalt teha pause koos puudega. Ma tundsin, et nad annavad nii palju energiat, aitavad mind rahustada, tasakaalustada ja siis uut väge anda, et edasi minna. Ja väga palju ma telkisin samuti just puudega koos. Iga hommik ma tundsin, et kõigepealt mind rahustavad. Iga õhtu, vabandust, ma tundsin, et rahustavad mind nii maha. Ja hommikuks mul oli nii palju energiat, just kui nad oleks öö läbi mind laadinud, et puud on väga võimsad olendid. Siin ühes India suures koolis paluti mul samuti jagada reisikogemusi ja minu esimene suur pressikonverents. Ja jälle ühes külas lastega mängides. Mulle nii on lastega meeldib mängida, ma olen ka olnud laste magnet. Tihti me ei saa omavahel rääkida, aga vahel me tundide viisi lihtsalt mängime, rõõmustame koos ja siis neil on alati olnud nii kurb, kui ma olen lahkunud. Ja ühes kodus oleme siin vendadega, jagame tekki ja madratsid. Ja üks ämblik, kellele ma peaaegu pakkisin hommiku telgi kokku ja siis pöörasin ümber ja siis ta oli mul kohe pea ees, ma teda ei näinud, aga sain tast teha pildi. Siin on Shillongi kammerkoor, India kõige kuulsam kammerkoor. Mul õnnestus nende liikmetega kohtuda ja vestelda ja nad ainult mulle personaalselt laulsid 3 laulu. Lihtsalt üks India parim kammerkoor. Tavaliselt nad reisivad üle maailma, teevad oma kontserttuule ja siis ma laulsin neile eesti keeles ka ühe laulukese vastu. Üksinda, mul koori ei olnud. Siin ka üks kohalik
kohalik ajaleht kirjutas minust täpselt ja pani täpse minu marsruudi, kus ma edasi plaanin jalutada. Ja siis mõnikümmend kilomeetrit hiljem ma hakkasin ühte külla sisenema ja üks poiss ootas enne küla, 2 kilomeetrit enne küla ja siis jooksis külla, et anda inimestele teada, et ta tuleb. Ja kui ma sinna jõudsin, inimesed tulid poodidest, kodudest välja, igasugu toitude kinnitustega, siis tirisid mind siia ühte väiksesse kohvikusse. Laud oli lookas, siis ma ei õnnestunud kõiki neid sööke, mis nad mulle kaasa pakkisid, ei õnnestunud neid omale kotti mahutada, et selline külalislahkus. Ja samuti ühes kohalikus kristlikus kodus, see oli üks mägine piirkond, kus oli hästi palju kristlasi. 3 poissi, kes hommikul said oma vanematelt loa, et kui nad minuga koos jalutavad, siis nad ei pea kooli see päev minema. Ja siis nad jalutasid ja siis 20 või 25 kilomeetrit ja siis üks auto tuli, mis viis nad koju tagasi. Et ja siiamaani me oleme nendega ühenduses, kirjutame, nüüd nad on juba palju suuremad. Ja üks puu istutamine organiseeriti mulle. Ma ei ole kursis, kuidas selle puul läheb. Ja ka ühed noormehed, kes jalutasid muga koos pool päeva. Siin on relvastatud eskort, ühes piirkonnas mägedes Kirde-Indias on mässuliste erinevad grupid, kes võitlevad valitsuse režiimi vastu ja siis seal on mõned tulistamised, mõned autopommid plahvatavad ja kohalik omavalitsus organiseeris mulle relvastatud eskordi. Ise ma seda ei palunud, aga siis nad tahtsid olla veendunud, et ma olen nende piirkonnas võimalikult turvaline. See eskort nägi välja nii, et minu ümber jalutasid relvastatud mehed, minu ees ja taga olid rolleritega politseinikud ja nende rollerite ees ja taga olid autod. Et selline mitmekordne puhver oli vahel ja siis niimoodi me jalutasime veel seal džungli teel ja see oli neil nii hästi organiseeritud, et iga paarikümne kilomeetri tagant mind anti kui teatepulka üle järgmisele grupile. Järgmised 4-5 meest juba olid valmis, olid ennast õhku täis ajanud, et okei, hakkame nüüd jalutama. Ja siis niimoodi see läks 4 päeva ja midagi ei juhtunud. Ainuke asi, mis juhtus, oli see, et kui ma sisenesin kuhugi väiksesse külasse, siis kohalikud inimesed ehmusid ära, et kes ta on, miks teda eskorditakse niimoodi relvastatud, et see pigem hirmutas kohalikke külainimesi, keda enne hirmustatud. Ja üks ööbimine India ühes sõjaväelaagris, kus õhtul laagri ülem tõi mind oma tuppa, jõime taga viskit ja siis rääkisime maailma asjadest ja siis hommiku, kui mehed 6 ajal ärkasid, jooksma läksid ja kätekõverdusi hakkasid tegema, siis ma jalutasin edasi. Üks tore perekond ühes hästi eraldatud džunglis, kuhu pidi kaua jalutama väikest teed pidi. Siin on üks moslemite küla. Sattusin läbi selle küla täpselt sellel hetkel, kui mošeest kõlas suur palveaeg. Teadaolevalt nad 5 korda päevas palvetavad ja just täpselt sellel ajal, kui mehed hakkasid minema mošeesse, et palvetada ja nad nägid mind, kõik jäid seisma, tulid mult küsimusi küsima. Üks mees läks üle tee väiksesse poodi, ostis mulle spraidi, pühendasid mulle nii palju aega, siis keegi andis veel mingi toidu kaasa ja siis jätsime rahulikult hüvast, et seda oli nii hea kogeda, et nende jaoks, kuigi see palve asi oli oluline, siis külaline, kes tuli, kohe oli prioriteet number 1 ja siis hiljem läksid rahulikult palvetama, sest ja siin suures vihmas ma avastasin, et telgikile on väga hea vihmakeep, kui see lihtsalt tõmmata omale peale. Kohtumine Marikomiga, kes on 6-kordne naiste boksi maailmameister, mul õnnestus taga kohtuda, tegime ühe sellise naljapildi, kus tema elust on tehtud suur ka Bollywoodi film. Ja siin viimane pilt Indiast, jõudsin Myanmari piiri äärde ühe puu juures, näen seda piiri ja mõtlen, et kas nüüd ongi see 7 kuud minu elust, kui ma jalutasin üle 3600 kilomeetrit läbi India, et see on nüüd nagu lõppenud. Ei suutnud seda uskuda, see oli nii lihtsalt täiesti üle mõistuse hetk. Ja jalutamine jätkub Myanmaris, proovime natukene tõsta tempot. Myanmari suured pagani iidsed templid. Panin telgi omal loal ühe Buda kuju alla sinna väiksesse templisse. Seal on neid sadu neid selliseid suuremaid ja väiksemaid templeid. Ja üks kuldne stupa. Siin Myanmari külanaised, ta suitsetas sellist vägevat sigarit, ma küsisin, kas ma tohin sest teha pilti, see on nii fotoline. Ja siin täitub 10 000 kilomeetrit jalutamist. Kilomeetrite poolest oleme alles poole peal. Myanmari mungad lähevad hommikul palvusega koguma toitu, loevad inimestele palveid, inimesed jagavad neile toitu ja mungad palvetavad nende eest. Üks väikene hütikene, kus noored tulid nii rõõmsalt välja ja andsid mulle väga positiivse laengu kogu päevaks oma rõõmsa meelsusega. Samuti Myanmari noored. Siin Myanmaris samuti mul organiseeriti politsei eskort ühes piirkonnas, seal ka teadupoolest on mõned piirkonnad natuke problemaatilised. Ja siis mootorratastega
6-7 meest lihtsalt kogu aeg koos minuga sõitsid, ma andsin neile oma seljakoti ja hakkasin jooksma. 4-5 päeva järjest ma lihtsalt jooksin iga päev 30-40 kilomeetrit ja mehed siis rolleritega eskortisid mind ja mitte midagi ei lubanud mul osta. Kõik toidud, mis ma tahtsin osta, kõik need ostsid mul, kõik joogid, isegi patareisi mingi lambi jaoks, kõik asjad maksid kinni. Siin on ka Myanmaris 2 käelugejat, soovisid näha mu peopesasid, ma ütlesin, mul ei ole eriti raha, et seda maksta kinni teile. Ei, me tahame lihtsalt näha ja siis nad mõlemad ütlesid, et sa reisid elus väga palju, vähemalt 25 riigis. Ma ütlesin, et ma olen praegu juba 30 reisin. Ja siis nad ütlesid, et sa saad väga rikkaks. Ma ütlesin, see oleks küll jah, väga tore. Kui kunagi rikkaks saaks, eks me kõik unistame seda. Ja siis kolmas asi, mis nad mõlemad kinnitasid, ütlesid, et sa abiellud Aasia naisega. Kindlasti abiellud Aasia naisega. See on täiesti, sellist asja kunagi ei juhtu. Ma kindlasti mingi Hiina naisega ei abiellu. Et seda ma ei uskunud ja aastad hiljem, kui ma olin abiellus, mul tuli see meelde, see kohtumine, kui ma vaatasin seda ühte fotot. Siseneme Taimaale. Siin ühes mäes tervitasin midagi, ma tervitasin loodust või. Tais oli hästi paljud inimesed peatsid oma autosi iga päev. Peatad, kus sa lähed, kas sa tahad küüti? Ja siis mõtlesin, ei, ma ainult jalutan ja siis nad andsid ükskõik, mis seal autos oli, mingit vett, mingit sai ja pirukaid. Niimoodi andsid tee peal mulle killekottidega toite kaasa. Ja vahel keegi tuli hiljem veel autoga ringiga tagasi, ta oli mind näinud ja siis tuli ja andis mulle midagi. Siin sandaalidega ka jalutasin. Siin Tai kuninga loss. Ja Bangkoki õhtune linnavaade. Et see oligi selline kontrast, et jalutada vist 2-3 päeva läbi suure Bangkoki linna ja siis jälle mõned päevad hiljem olla kusagil metsas. Siin Tai politseid andsid mulle vett. Ja siin üks reisinipp, kui teil on vaja reisida kusagil 30-40 kraadises kuumuses, otsige rätik või 2, siis tehke need mõlemad märjaks, oma juuksed märjaks, pange 2 rätikut pea peale, tehke mütsid ka märjaks ja siis pange pähe. Ja siis see hoiab 2 tundi vähemalt, isegi 3 hoiab pea jahedana. Isegi kui on kuum päike, siis see õhk kuidagi niimoodi liigub, et pea ei kuumene üle ja on lihtne jalutada ka läbi kõrbete. Lihtne tegelikult ei ole, ma valetasin, aga lihtsam, natukene lihtsam. Siseneme Kambodža kuningriiki, selline uhke piirivärav. Üks esimese asja nägin, inimesed lähevad traktori peal tööle, kõik lehvitasid, küsisin, kas tohib teist teha foto. Rõõmsamine naine jagas mulle oma sugar apple'id, ma ei teagi, mis eesti keeles selle puuvilja nimi võib olla. Selline magus seemneid täis. Ja Angkor Wat, kus ma mitu päeva jalutasin ringi ja ühe korra isegi öösel salaja olin seal ühe templi tipus. Ja siin on iidsed puud, on 100 aastate jooksul kasvanud ümber nende templite. Ja siin Kambodža naised viisid läbi ühte tantsurituaali. Üks hästi rõõmsameelne poiss oma lehmaga. Siin olid üleulutused, jalutasin põlvini vees ja palusin, et siin ei oleks ühtegi krokodilli. Tihti telkisin ka mahajäetud majades, kui oli palju vihma või. Ja siin jõuame Laose piirini. Laoses üks selline väike tirts tuli muga kaasa. Ja pähklid. Nagu eelnevalt ütlesin, pähklid oli mul alati kotis. Ma teadsin, et sealt saab hea tugeva energialaengu, palju energiat, et jalutada pikalt. Mõned Laose kosed. Džunglid. Siin ma jalutan üksinda läbi ühe džungliala. Ületan ühte jõge ja ma planeerisin, et ma peaksin 3 päevaga selle läbima, aga ma ei arvestanud, et seal on vaja selliseid takistusi läbida. Ja vahel ma eksisin teelt ära ja siis 3. päeval seal mootorrattaga ei pääsenud ligi ega autoga. 3. päeval mul sai toit otsa, kotis kõik muu pähklid olid lõppenud. Ja siis ma hakkasin lihtsalt sööma bambuse lehti. Pikaajaline taimetoitlane mõjus väga hästi, sest ka pandakarud, nad söövad peamiselt bambuslehti, on väga rasvased ja suured ja hiljem uurisin, seal sees on väga palju toitaineid. Ja kui lähevad džunglis sandaalid katki, siis tuleb neid kuidagi moodi parandada. Siseneme Vietnami, selline piirivärav. Ja jõuan Lõuna-Hiina mere äärde. Lõuna-Hiina meres sai täpselt selline ümmargune arv kilomeetrit, 12 345 kilomeetrit täitus siis 6. oktoobril 2016. Üks kool kutsuti külastama Vietnamis. Noored olid nii inspireeritud mu täiesti hullumeelselt
ekstreemsetest lugudest, kinkisid mulle ühe sinise puša, millega järgmine päev ma läksin ühele fotoshootile, et üks ajakiri tahtis teha must, üks meeste ajakiri tahtis teha must lugu. Ja siin selle reisirännaku üks kõige olulisemaid kohtumine Vietnami neiu Shamiga, kes praegu on minu abikaasa. Meil täitub oktoobris 5 aastat meie pulmast. Ja siin me jalutame. 1 aasta jooksul ta tuli minuga kohtuma ja koos rändama täpselt 10 korda. 2 korda lennukiga, 2 korda bussiga ja 8 korda lennukiga. Vietnamis mitu korda, Malaisias, Singapuris, Indoneesias ja Kambodžas. Ja koos me jalutasime üle 700 kilomeetri. Jälle üks Vietnami kodukene. Siin samuti Vietnamis süüakse maas, lauad on kõik väga lookas. Suur vihmaperiood, olen 2 vihmakeebi all, telkimine mägedes, elamine 6 aega ühes munga nunna kloostris, Zen segu klooster, kus mungad ja nunnad elavad koos. See avaldas mulle väga-väga sügavat mõju 6 aega seal elada. Iga hommik ärkasin kell 3, hommikune meditatsioon oli 3:30 kuni kell 5, 1,5 tundi lihtsalt istuti vaikivas meditatsioonis. Ja siin jälle minu kallis ema, kes tuli ka Vietnami, see tuli minu sünnipäeva ajal ja me ostsime ühe jalgratta, ühe Jaapani jalgratta, panime minu seljakotti niimoodi sinna taha ja ema hakkas rattaga sõitma ja mina jooksma. Ma teadsin, et mul varasemalt ma joosta suudan, kui Myanmaris mind politseid eskortisid, et see jätkus ja siis 2 nädala jooksul me läbisime koos 220 kilomeetrit mööda Kesk-Vietnami mereääri ja ühe korra olime isegi telgis koos emaga. Ja kõikidest nendest asjadest on väga detailsed videod ka YouTube'is, kui te tahate näha seda igapäevast protsessi, kus me emaga rändasime, noored ühes külas. Kesk-Vietnami mägedes üks hästi rõõmsameelne naine. Noortega oli iga päev rõõmu. Ükskõik, kus ma jalutasin, alati ma sattusin kokku noortega, kes mingi aeg tulid koolist ja siis ma olin ümbritsetud sellisest nagu mingist rõõmupilvest ja siis oli alati tore nendega koos lihtsalt rõõmustada. Siin on kõige suurem grupijalutus. Üks noormees organiseeris mulle 14 inimest, kes tulid eri Vietnami piirkondadest, lendasid selleks, et minuga kohtuda, siis tulid mikrobussiga tee peale ja me jalutasime koos 5 päeva, peaaegu 200 kilomeetrit. Täiesti uskumatu selline grupi jalutamine. Nende enda jaoks oli ülihuvitav oma enda maad avastada, väikesi külasi, inimesi, kohti, kus nad polnud kunagi käinud. Ööbisime kohalikes kodudes ja siis neil jalad olid villis, jalad olid nii valusad, aga nad ei andnud alla. See grupi energia oli nii tugev, et kõik pidas, üks naine ainult katkestas, kõik ülejäänud 13 pidasid lõpuni vastu. Siin ma andsin kõige suurema teleintervjuu Vietnami suurele telekanalile, pikk jutt. Ja jõuame Malaisiasse, ainult 2 riiki veel, lähme kiiresti. Üks rahulik mereäärne tee, kus väga hea oli jalutada. Ja siin sama Sham tuli mulle külla Kuala Lumpuri. Siin täitus 16 000 kilomeetrit jalutamist. Jälle vihmas, päevade viisi vihmas. Kasutasin 2 vihmakeepi. Malaisia poolsaare põhjaosa mäed. Üks selline tore ahv jälgis. Järjekordne jalanupaar. Siin üks ülitore kodu, nad kutsusid mind oma koju ööbima ja nad ei tahtnud mind enam ära lasta. Ütlesid, jää siia, puhka, söö. Ja siis ma olin 5 päeva seal kokku ja nad vedasid mind igale poole ringiga ära läksin. Kõik olid pisar silmis, kokku ma olin 220 erinevas kodus kohalike peredega. Tahaks rääkida ainult nendest peredest, võiks lihtsalt rääkida tundide viisi, et kohalikus kodus olla. See on nii ülieriline hetk. Ja telkimisega üle 600 öö ma olin telgis. Hakkame jõudma Singapuri. Üks maailma kõige kallimaid linnasid. Minul ei olnud üldse palju raha Singapuri jõudes ja siis ma telkisin seal ühes pargis, kus on võimalik parkida. Seal aitas mind väga Eesti aukonsul Sonni Aswani, kes kutsus samuti mind oma koju ja aitas mind väga palju. Singapuris aitas teha uue passi, vana passi, kõik lehed olid täis viisasid ja templeid. Siin matkasport saatis mulle varustust. Seesama telk, mis siin kõrval on, aga minul oli ta punane, saatsid mulle matkasaapad, väga uhked, veekindla jaki, vihmakeebi, veekindlad püksid, siis väga head sokid, millega oli ülimugav jalutada, USB laadimisega pealambi, siis matkaspordi ühed sallid, siis seljakoti, väga hea punase Fälljärveni seljakoti
ja siis saatsid kondoome ka, mida ma ei palunud, aga igaks juhuks. Ja aitasid mind väga palju. Ülikahju on küll ainult, et ma ei saanud seda varustust rohkem kasutada. Tervislike probleemidel ma pidin selle jalutamise katkestama, aga ma tulen nende saabaste juurde veel tagasi, et suur aitäh teile ja see on ka see on kõige suurem põhjus ka, miks me täna, üks kõige suurem põhjus, miks me ka täna siin oleme. Siin kutsuti mind raadiointervjuut andma KISS 92 FM, üks Singapuri suurim raadiojaam. See oli nii humoorikas vestlus 3 selle DJ-ga, kes seal töötasid. Seda on ka võimalik kuulata YouTube'is. Ja pärast seda intervjuud ma hakkasin saama nii palju kutseid ülikoolidesse, tulge rääkima meile. Singapuri rahvuslikus ülikoolis pidasin kõne mitmes firmas, suurfirmas, see on ühes rahvusvahelises kompaniis. Siin kõrval 2 neidu pärast minu ettekannet, nad järgmine päev kirjutasid mulle, nad olid nii inspireeritud. Nad läksid tööpäeva lõpus kohe spordipoodi, ostsid jooksutossud, et hakata jooksmas käima, et hoolitseda oma tervise eest paremini. Tore oli tunda, et ma kuidagi suutsin inspireerida ja sõidamegi viimasesse riiki, Indoneesiasse, Sumatra saarele. Lähme siit praamiga. Sattusin täpselt samal ajal, kui toimus üks suur festival ja mina kui ainukene turist haarati mind sinna selle hullumeelsesse keerisesse. Jälle üks tore kodu. Jõulude ajal ühes armsas kirikus. Sumatra saarel on hästi palju kristlasi. Sellel igas külas on nii palju kirikuid. Siis ma ühest kirikust teise kutsuti mind erinevatele talitustele ja siis üks kiriku härraga, ühe tema kodus olin ka. Siis sööme siin grupis, kätega ikka süüakse põrandal. Jälle lapsed. Siin on üks hästi eriline kodu. Nad elasid mägedes nii eraldatud paigas, et sinna mobiilisignaal ei ulatunud ja me ei saanud kuidagi ka suhelda ja ainult silmade, emotsioonide, naeratuste abil. Olin ühe öö neist ja see oli täpselt uue aasta vahetusel. Ehk siis alustasin 1. jaanuari hommikut nende kodus, jalutasin edasi ja ekvaatorijoon Sumatra saarel Indoneesias. Siin kohtun Risto Priiga, Eesti suur rändur, kes rattaga sõitis ümber maakera, ma ei teagi täpselt mitu aastat ta sõitis. Ja kohtusime Sumatra saare kusagil džunglis äkitselt niimoodi ootamatult ja siis võtsime Eesti lippu välja ja tegime pilti. Siin eelmise pilli ma küll naeratan, kui mul hakkasid suured valud rinnas, seljas. Seljakoti pikk kandmine oli kahjustanud mu siin ühte veresoont olulist, mis südamesse voolab, õlas on. Ja siis selgroogu oli natukene kõverdanud ja olin 5 päeva haiglas, süda oli rütmist väljas. Lihtsalt sellest, et süda oli pidanud kõrgendatud koormusega töötama, kuna seljakotti olin kandnud 4 aastat. Ei soovita kellegile teha sellist ekstreemset asja. Ja vahepeal, kui ma ootasin, siis mulle tihti olen jaganud inimestele süüa, kui mul on endal vähegi võimalik on. Ka üks väike koerakutsikas, üks tore paar, kes oma restoranis Indoneesias mulle jagasid süüa. Tüüpiline Sumatra saare arhitektuur. Enamus majad on selliste katustega. Ka üks kool. Ja siin ongi üks viimaseid fotosid, kus täitus 20 000 kilomeetrit Sumatras Bengkulu linnas. Ja siin need samad saapad, neid ma jõudsin ainult kasutada 1500 kilomeetrit, mis matkasport mulle saatis. Ja siis nüüd aastaid hiljem kirjutas mulle Eesti Rahva Muuseum, kas sul on mõni paar jalanusi, kas sul on? Ma ütlesin, et ei ole, ma kõik, mis olid ribadeks ja ma jätsin nad kuhugi džunglisse või maha ja mul ei ole ühtegi jalanud. Kas tõesti ei ole? Ma ütlesin, tegelikult on üks viimane paar, aga selle saatis matkasport mulle ja nad on veel nii heas korras, et ma neid tahaks kindlasti anda teile. Ja siis Eesti Rahva Muuseum pikalt nad palusid ja lunisid ja nüüd see jalanupaar ongi seal ja kirjutatud on Eesti mees, Meigo Märk läks jalgsi ümber maailma õnne otsima, suundudes itta. Nende matkasaabastega täitus tal 22 riigis 20 000 kilomeetrit. Rannakuks kulus 4 aastat ja 3 kuud kulutanud teekonnal läbi 23 paari saapaid on see tema 24 saapapaar. Vot. Nüüd meil on ajaliselt juba väga vist on täis limiit. Ja, kui kellelgi on veel huvi, kui kellelgi on eriliti mingi
konkreetse riigi vastu huvi, vaadata videosid või fotosid, siis mul on selline Linktree lehekülg, kus seal on kõik on sorteeritud fotovideo erinevate riikide kaupa. Ja, aitäh! Aitäh tõesti, Meigo, selle kõige eest, mida sa praegu jagasid. Ma saan aru, et see, mis sa jagasid, on kõik ainult ka tegelikult väga väike osa sellest, mida sa kõik tegelikult kogesid. Ma ise olen isiklikult vaadanud kõiki need videosid, mis sul on vähemalt 2 korda läbi. Ja minul on olnud sinu selle matkaga seoses olnud üks küsimus, mida ma nagu ei ole väga näinud, et keegi teine oleks sinu käest küsinud seda. Ma tahaks seda sinu käest küsida. Ütleme niimoodi, see natuke kumas läbi ka sinu ettekandes praegu, kus sa rääkisid, et sa ei olnud mitte puude juures, vaid sa olid puudega koos elusorganismidega. Et sinu selline austus looduse vastu ja üldse sinu selline, kuidas nüüd öelda, analüütiline mõtlemine pärast seda igat päevast rannakut, see kuskil lõkke ääres, nagu sa ka näitasid, see kuidagi on minu jaoks nagu olnud hästi mõtlema panev või tekitanud küsimusi, et kuidas sa nagu ise suhestud erinevatesse sellistesse religioonidesse või no ütleme, kui Euroopas võib-olla on inimesel võimalik väga lihtne liikuda läbi niimoodi, et ta ei satugi nendega, ütleme, kuidagi religioon ei jää nagu ette. Aasias tõenäoliselt on see palju keerulisem, et see lihtsalt peaaegu sunnib sind suhestuma kuidagi nende erinevate religioonidega. Ja kui sa ise oled oma nendes sõnavõttudes, kuskil intervjuudes või ka lihtsalt enda videodes rääkinud sellest, et kui palju sa näed tegelikult vaeva selleks, et sellist positiivset hoiakut endast kujundada, et olla tänulik kõige eest ja mitte nagu veriseda kõiki nende väga arusaadavalt suurte raskuste tõttu, mis on füüsiliselt juba olemas ja rääkimata sellest, mis kõik need psühholoogilised raskused, mis sinna kõik juurde tulevad. Et sinu lähenemine tundub hästi analüütiline, meenutab teatud laadiseks nagu mõtlust või sellist budistlikku lähenemist. Ja mu palve ongi, et äkki sa räägid sellest natuke lähemalt, et kuidas sa ise ennast näed, võrreldes siis teiste inimestega, ma ei ole nagu pannud seda nii palju tähele kui just sinul. See lihtsalt nagu purskub igast sinu videost välja, see, kui palju sa tegeled iseenda hoiakuga ja palun räägi sellest, et jah, küsimus. Ja, väga hea küsimus. Riho, alguses sa küsisid puude kohta. Ma isiklikult tunnen väga suurt nagu mingisugust tundlikkust, et kui ma puudega olen koos, ma tunnen, et seal on mingi eluenergia seal sees, et on nii elus olend ja kui ma teadlikult temaga nagu suhestun või suhet loon, siis ma tunnen, et ta saab mind aidata, saab mulle anda rohkem energiat, vahel rahustada ja näidata mingeid suundasi. Ja ma tunnen, et ka tihti probleemid paljud algavadki sellest, et me oleme nii kaugenenud loodusest. Tänapäeva ühiskonnad inimesed lähevad järjest kaugemale loodusest ja loodusega ühenduses olemisest, oma ühest kuubikust justkui liiguvad teise. Et see on kindlasti paljude probleemide allikas. Ja teisest küljest, igapäevaselt ma proovin tegeleda peamiselt 3 asjaga. Sisemiselt ma proovin nagu ületada mingisugust sisemist uhkust, et ma ei oleks kuidagi uhke, ei tunneks ennast nagu kellestki paremana või targemana või kogenuma või mida iganes. Et see on kindlasti hästi suur takistus ja ma proovin seda iga päev näha, et ma ei muutuks nagu kuidagi üleolevaks teistega suheldes. See on üks asi. Teine asi on nagu viha või vihastumine, et ma iga kord, kui ma tunnen, ma tahaks vihastuda, ma proovin seda kuidagi kontrollida ja vihkamist ma olen proovinud nagu vabaneda sellest, et mus ei oleks nagu vihkamist mingite asjade vastu. See on lõputu töö, ma proovin sellega kogu aeg tegeleda ja siis 3. asi on mingi ahnus. Et tihti inimestel on nagu, nad tahavad rohkem, kui neil tegelikult vaja on. Eriti tänapäeval on rohkem, kiiremini, veel, rohkem. Et tihti me oleme pimestatud nagu mingist ahnusest ja vihkamisest ja uhkusest. Et need on 3 sellist asja, millega ma ise proovin tegeleda igapäevaselt. Ja,
just, et noh, see paistab välja, et sa tegeled, on sul mingisugune, kuidas ma ütlen, mingi nagu taustsüsteem või et mille järgi sa valid välja need meetodid või et kuidas sa lähened sellele kas viha küsimusele või ahnuse teemale, et vahepeal ma olen tundnud, et sul on mingid kindlad nagu eeskujud, aga mis nagu, mille baasil või sa valid need autoriteedid või lihtsalt nad satuvad sulle nagu ette kuidagi või on sul nagu mingisugune kindel valik või selline, ütleme, vaade nendele asjadele, et mille järgi sa valid, kes on sinu jaoks autoriteet, kelle järgi teha? Me vist, ma ei tea, kuidas meil ajaga on. See on jälle hea küsimus. Mina ise olen tegelikult ristitud õigeusklane ja see mingi Jeesuse õpetus või ideaal, seda ma olen nagu, see on mind kindlasti palju mõjutanud. Ja samamoodi, kui ma olen nüüd reisinud, siis ma olen olnud ka 10 budistlikes kloostrites, teinud erinevaid sidemeid munkade ja nunnadega ja siis ka sügavuti õppinud ka Buda õpetust ja erinevad meditatsiooni ja jooga praktikaid. Et need on kindlasti palju aidanud. Aga looduses just olemine on alati see, kui mul on mingi liiga palju mõtted, mingid mured, minna lihtsalt üksinda loodusesse, olla seal, istuda, kuulata loodust ja ta aitab, ta niimoodi rahustab seda närvisüsteemi ja annab mingid sellised ootamatuid lahendusi. Et eestlane on ikka metsausku. ja see metsausk võib-olla tuleb välja ka sellest, et ma ei tea, kui paljud teist keegi teab, aga enne seda, kui Meigo Märk läks maailma rändama mööda maailma, oli ka selline periood sinu elus, kui sa olid lausa nagu eraldi ühes majakeses ja täitsa oma ette. Ja mitte lihtsalt mõned päevad, vaid ma saan aru, lausa kuid. On see tõsi? Ja, see on tõsi. Enne seda jalutamist ma elasin peaaegu 5 aastat üksinda sügaval metsa sees vanas palkmajas, kus mul ei olnud elektrit. Ma valasin seal ise küünlaid. Mul oli see väike klaver, väike pianino klaver, kus sõbrad linnast tihti tulid külla koduveini jooma ja klimberdama. Ja siis mul oli palju raamatuid seal. Kogu aeg mul oli raamatukogust 4-5 raamatut ja ma tellisin Amazonist kastiviisi ja tagantjärgi see oligi mingi kasvamise periood. Justkui, kui ma praegu vaatan, siis tundub, et see periood oligi ettevalmistus selleks jalutamiseks. Too, et ma seda ei näinud, aga tagantjärgi tundub, ja, loogiline, see periood oligi see, et järgmine samm on lihtsalt jalutada hästi pikalt. Aga enne seda just, et kui sa ei olnud teadlik sellest, et see võib kujuneda selleks ümber maailma reisiks, jalutamiseks, nagu sa sageli ütled. Kas oli mingi kindel ajend või põhjus, miks sa tundsid, et mul on vaja nüüd seda teha, et ma tahan seda teha? Mis olid need peamised motiivid, oskad sa lühidalt kokku võtta? Ja see oli nii sügav, lihtsalt kindel tunne, kindel veendumus, selline tunne, et see ongi nagu mingi saatus, et ma pean seda alustama justkui nagu ainuõige tee. Ja ma proovisin sellest kahelda, ma proovin leida mingeid muud variante, aga kõik mu elus lihtsalt loomulikult läheb sinna suunas ja justkui ei olnudki midagi teha ja ma tegelikult ka tahtsin seda teha. See tahe oli nii suur, see muutus justkui kinnisideeks ja unistuseks, et jah. Palju võiks küsida, aga ma tahaks võib-olla sinult lihtsalt küsida ka seda veel üle, et ma saan aru, et kui sa lähed nüüd tagasi Vietnami, et sul on plaanis, et sa tahad jätkata siis koos perekonnaga jalutamist. Olen lugenud, et sa tahad kas nagu sellise matkaautoga saatel, ütleme, et su pere on matkaautos ja sina oled siis kõndimas. Teine versioon, mis ma olen kuskilt artiklist lugesin välja, et sul naine ja tütar on jalgrattaga sõitmas ja siis sina ise kõnnid või lausa jooksed. Mis on praegu sinu hetkeplaanid, või oskad sa öelda, et millal see võiks jätkuda see ümber maailma reis ja millisel viisil? Ja, ma olen pikalt rääkinud varem oma unistustest, tulevikuplaanidest ja tihti on niimoodi, et elu ikka läheb oma soodu, et mingid asju on võimatu planeerida ja meil oli plaan juba minna perega, aga siis tuli see COVID-i asi peale, kogu maailm läks kinni ja nüüd praegu tütar on mul juba 4,5-aastane ja tütrel meeldib väga joonistada ja maalida. Iga päev ta joonistab ja maalib ja me tema sellest
ja me hakkasime müüma tema kunsti üle maailma, on ta müünud palju kunsti ja siis me hakkasime ka tegema erinevaid tooteid, näiteks see teie särk, mis mul on, see minu tütre joonistatud päike, mille ta 3-aastasena joonistas. Samuti jalanõud on disainitud ühest tema maalist ja nüüd me saadame üle maailma laiali seljakotte, käekellasid, seinakellasid, pusasid, igasugu kraami. Et praegu on see on kuidagi nagu ka nüüd uus unistus või suund, et võib-olla ja ka samas ka võib-olla tütre abikaasa koos see rännak oleks ka liiga riskantne, et ma kindlasti tahaks neid mingisse, nagu näete, vahel oli ohtlikke olukordi, neid ei tahaks kindlasti sellistesse olukordadesse panna. Kuidas sul endal praegu selle selja seisuga on, et vahepeal oli seljaga mingi probleem, mis tõttu sa pidid juba seal Sumatra saarel mõneks ajaks katkestama enda rännaku, et on su selg taastunud natukene? Selg taastus tegelikult juba paari kuuga hästi täielikult. Ma Vietnamis sattusin kokku mingi imetervendajaga, kes on hästi kuulus seal, tervendab inimesi täiesti tasuta igasuguste tõvedega ja siis tema ja tema õpilastega koos. Ja see tekitas ka minu suvi mingite Hiina akupressuuri, akupunktuuri, iidsete ravimetodite vastu, ravimtaimede ja selliste asjade vastu, et avas mingi uue tee. Aitäh sulle, Meigo, nende kõikide mõtete eest. Ma siiski annaksin nüüd aega ja kui keegi tahab midagi küsida, tõstku julgelt käsi, et ma laseksin mikrofoni ringi käima, et saate küsida oma küsimusi. Sa ütlesid, et sa laulsid ühe eestikeelse laulu. Mis laul see oli? See oli rahulaul. Vaikusse, valgusse, puhtusse minna suudan, kui ületan enda ja nii edasi. Siin praegu ma ei hakka seda laulma pikemalt. Tahan ja tahan nüüd taevast, et tahan. See oli see peamine refrään. Tundus too hetk väga sobilik laul neile. Küsimusi äkki? Homme pärast lõunal me lendame Vietnami tagasi perega, abikaasa ja lapsega. Ja siis talvitume kindlasti seal, nüüd lindudega koos lähme. Plaanisime suveks küll vabandust, sügiseks ja talve alguseks jääda küll Eestisse, aga abikaasal ei õnnestunud saada Schengeni viisale pikendust ega ka ajutist elamisluba. Proovisime igat pidi ja nüüd me nagu ei taha ka neist... Kuidas öelda, ei taha ka neist lahku minna, et lähme koos. Meile küsimusi? Millise varustusega te siit Tallinnast minema hakkasite? Tallinnast ma hakkasin minema nii, et mul oli vist 16 kilogrammi oli kokku. Oli üks vana sõbra ema, kes saadud seljakott, naabri, kes saadud telk, mingid vanad jalanõud, väga minimaalselt oli varustus, trompet oli kaasas. Ja kuna ma õppisin Eesti parima trompetiõpetaja Aavo Otsa juures aastaid, siis ma mängisin tee peal. Ja siis, mis mul veel oli? Mul oli üks mobiil, reisimärkmid, 2 raamatut, mõned esmaabi ja tarbed, pesemisvahendid, käterätik, väga minimaalselt oli riideid, aga alguses oli ikka selline tunne, et nii raske kott, ma ei suuda paar päeva ka sellega jalutada. Ja siis 5. päeval oli niimoodi, et keha oli kuidagi ära harjunud. Ma võtsin hommiku kotti, mõtlesin, kuidas see nii kerge on, ei ole võimalik, mul on midagi puudu, midagi on kusagil veel nagu pakimata ja siis iga päevaga läks järjest kergemaks, et niimoodi keha harjus ära selle koti kandmisega. Ja nii palju asju oli veel, mul on sellest arvutusest kusagil on täpne nimekiri, mingid hea endalised kingitused väiksed, mis on saadud pereliikmetelt ja... Kuidas sa rahastasid? Rahastamine algas niimoodi, et reisi alguses mul oli 8 eurot, nagu ma ütlesin, sõin happuoblikaid ja enamus ööd ma õppisin telgis, 650 ööd lihtsalt telkisin suvalistes kohtades, puude põõsaste vahel, et tee pealt meid inimesed ei näeks, 220 kodus, kus kohalikud inimesed aitasid, tee peal aidati mind väga palju, Euroopast väljaspool peamiselt. Ja siis, kui ma olin jõudnud Riiga, tänaseks juba lahkunud reporter Tarmo Õuemaa kirjutas must loo Eesti poiss jalutab Kreekasse ja siis pani mu blogi aadressi sinna ja siis blogi nurgas mul oli kirjutatud, et palun toeta palverännakut heade soovide, positiivse energia või rahalise annetusega. 1 eurot on suur summa, 2 eurot on väga suur. Ja siis ta oli lingi pannud sinna ja siis mitmed inimesed hakkasid mulle kirjutama, kuidas ma saan toetada su seda rännakut, kuidas ma saan ja 100 Eesti inimesed on seda lihtsalt aidanud.
üle maailma, mul on täpne nimekiri kõikidest inimestest, mitte ainult Eestis, vaid üle maailma nendest. Mul on 1600 nime, kes on mind kõik aidanud, et ainult inimeste mingis mõttes jõul on saanud see toeks. Ja siis mul oli ikka see väike metsamaja, mille ma üürisin välja, et see igakuine rent aitas ja hiljem mõned intervjuud, mis ma tegin, mõned artiklid, need aitasid ja siis veel hiljem YouTube'i videotest vahel tuli mingi reklaamirahadest, jälle 100 eurot, jälle üks 100 eurot tuli niimoodi, et need olid jah vahendid. Kuidas sa selle päeval, kuidas sa selle valisid selle teekonna, et sa läksid marsruudi? Sul ega sul mingit laadimist ei olnud, et sul mingit... Ja hiljem laadimiseks mul oli, ta küsis, kuidas ma valisin marsruudi, hiljem laadimiseks mul oli väikene päikesepaneel, mis mind aitas hästi efektiivne, sai laadida ka lõkkevalgusest, lihtsalt igasugusest valgusest. Ma valisin niimoodi, et ma panin, kui ma riiki sisenen, kõigepealt ma panen kaardi peale, mis on kõige huvitavamad kohad, kus asuvad UNESCO maailmapärandid ja siis vaatan, kas ma saan mingi loogilise marsruudi teha, ma peaks liiga üles-alla minema, aga näeksin võimalikult palju mingeid UNESCO maailmapärandi asju. Vahel oli tunde järgi, vahel kohalikud inimesed aitasid, et kuule, see piirkond on liiga ohtlik, see kriminaalsus on seal liiga kõrge, ära sealt minna ringiga üle mägede, siis teinekord kohalikud ütlesid, et mine jälle ringiga, sest seal on palju ilusamad vaated, seal mägedes, seal on nii imelised vaated ja ma proovisin ka väldida suuri maanteid, alati leida mingi väiksem kõrvaline tee, et mitte jalutada peateedel, vaid rahulikel teedel näha kohalikke külasid, kohalikke inimesi. Ja, mul oli kogu aeg oli kaart, mul olen nii kaardi fanaatik, mulle nii meeldib jälgida kõiki teid. Elus hoida, et kui sa oled kogu aeg kursus, eks ole? Ja mul olid mitmed... Ja mul olid mitu akupanka ja kui ma ei pidanud kasutama, ma lülitasin lihtsalt välja telefoni ja hiljem see päikesepaneel aitas tihti. Ta oli mul koti peal, kogu aeg laadis mingit lisaakut. Vahepeal mul oli niimoodi, et ma teadsin, kuhu ma lähen ja ma ei olnudki vaja nagu navigeerida ja telefoni ka ei olnud, vahel ma ei olnudki ka ühenduses mõned päevad inimestega. See oli teine küsimus, et kui palju sa nagu nägid selle aja jooksul, et sa juba vastasid tegelikult, et sa ikka otsisid need nii-öelda ikkagi liikusid, mis sa nagu tahtsid, et ta ei olnud lihtsalt läbivaatamine, vaid tegelikult see oli ikkagi selline mõtestatud. Ja nii palju oli UNESCO maailmapärandi asju. Siin nendes fotos oli väga vähesed, ma ei tahtnud teile mingit ülipopulaarseid mingit turismi sihtkohti just näidata. Jah, mõne. Meigo tütre tekkis 2 küsimust ja küsis, et miks ta nissi panid ekraani peale niimoodi, et pool on talv ja pool õletalv. Ja teine küsimus tal tekkis, et miks sellel tädil on tema joonistusega särk. Ja seda küsimust küsis minu vanem õde Kristi ja Kristi süles on minu tütar Maria Maimärk. Temal on samuti T-särki peal, tal on oma joonistatud väike kass, kes kannab õhupalli. Ja siis siin on minu kahjuks lahkunud tänavu trompetiõpetaja abikaasa Meeli Ots, kellel on siis disainitud selline T-särk, kus on ka Mariamaa joonistused peal ja tema nimi on seal lilleõitega. Ja see foto on lihtsalt Photoshopis pandud kokku erinevas keskkonnas. Üks on mägedes ja teine on seal Värvide festivalil. Kui palju sa inimesena muutusid, kui mõtled, et see, kes sa astuma hakkasid ja kui sa kohal jõudsid, ütlesid, et mõõta rahas, et rikas ma olin siis ja kui rikas seal, palju ma seda nägin vahepeal. Ma saan aru, et sul oli see kasvamine oli enne, eks ole, alustus. See on väga hea küsimus. Ma olen tihti selle peale mõelnud, et kas me ajas kuidagi muutume või me saame rohkem iseendaks. Et mingid ebaolulised asjad langevad ära, me rohkem teame, et see ei ole mina, need asjad ei ole mulle, need on. Et ma ei tea. Ja. Füüsiliselt muutusin palju, mu kehakaal kõikus, vahel oli +6 kilo, siis vahel oli -7 pluss niimoodi kõikus väga palju üles-alla. Ma loodan, ma tahaks loota, et ja no, ma ikka vihastan tihti ja mis ajab kõige rohkem vihastama, et ei suuda kannatlik olla ise. Meigo, ma tulen segan siin korra kaardi tagant, mitte sellepärast, et ma tahaks vestlusõhtu täiesti ära lõpetada, vaid me tahaks sulle midagi üle anda. Ossamaid. Ja selleks ma palun siin selle poe pealikus, Lata.
Arkas kord juhataja. Tere, Zlata. Rõõm kohtuda. Aitäh sulle. Ja teine kingitus on... Aitäh, et kutsusid meiga meile juurde. Ja me jätkame küsimuste vastustega seni, kuni Meigo ütleb, et ta nüüd peab lennukile minema või kui turvamees tuleb, ütleb, et pood on kinni. Aitäh sulle, Meigo. Aitäh sulle. Nii, kui kellegi veel kripeldab mõni küsimus, siis vabastage see kripeldus. See on kõige pikem periood, kui sa üldse ei saanud süüa. Üldse ei saanud süüa. See oligi seal samas Laose ühes džunglis, kus ma vist bambuslehti sõin 2 ööpäeva. Aga see ei olnud probleem, sest ma olen varasemalt tegelenud paastumisega. Eestis juba kristlikul paastu ajal ükskord ma jõin vett 10 päeva ainult, teine aasta jõin 7 päeva vett. Et ma teadsin, et ma võin ainult vee peal ka ja siis tegin ka rasket tööd, vedasin mingit palke ja asjasi. Ja ma teadsin, et ma saan ainult vee peal ka hakkama. Mis keeli siis maailmas räägitakse? Sa küsisid teid ja kohalikud rääkisid. Käisid seal kodudes. Mis keelis või mitut keelt sa ise siis räägid? Igasse riiki, kui ma sisenesin, ma koheselt, mul oli mingi standardsed 30-40 lauset, mis ma teadsin, et mul on kasulikud ja ma proovisin need koheselt ära õppida kohalikus keeles. Ja siis teine variant, mis ma kasutasin, oli Google'i tõlkes see hääle režiim. Et ma lihtsalt räägin inglise keeles ja siis see tõlgib, ma pean trükkima midagi, selle peale peab aega raiskama, siis inimesed kohe kuulevad oma keeles. Ja siis õpetan neid, nad räägivad vastu ja see tõlgib kohe ära. Ja vahel oli pooletunniseid vestlusi kusagil Vietnami mägedes, Indoneesias, seal džunglis mingite meestega. Vahel see tõlge teeb grammatiliselt mõne vea, siis me kõik naerame, siis ühendab meid, sest kollektiivne naerimine ühendab inimesi ja siis jah. Palju sellest oodati, kui sellised müstiline mingi, võtta nagu sa ütlesid, et siin seal palvetati ja tänad. Saabud sinna külla nagu mingi UFO, mingisugune telefon räägib sinu keeles nagu, et sellist... Nendel ma suutsin, kus mõned inimesed on ikka näinud telefoni ja tehnoloogiat ja see, ma ei tea, kas oli su küsimus? Palju sellist, sa oled kosmosest tulnud, et just on nii džunglis nagu ei olnud, et inimesed tänapäeva maailm on lihtsalt niivõrd... Ja ma ise proovisin võimalikult nagu, kuidas öelda, sõbralik olla inimestega, et kui ma tulin, siis samuraidel on selline reegel, et see, kes rändab, see peab alati tervitama, et rändaja peab esimesena tervitama, andma märku, mis energiatega ta tuleb, kas ta tuleb rahus. Et seda ma proovisin alati, kui ma läksin, ma kohe tervitasin inimesi ja proovisin nagu nii-öelda jääd sulatada, anda märku, et ma olen ohutu ja siis nad selle põhjal nad reageerivad mulle, et see sõltub nii suuresti meist. See, kuidas teised meid kohtlevad, sõltub palju sellest, kuidas meie kohtleme neid. Et sellega ma proovisin tegeleda igapäevaselt. Jah. Ja ma... Peale sellist jalutuskäiku on üldse selline tunne, et on mõni teema või olukord, millega nagu elus hakkama ei saa? Jaa, kindlasti. Vahel on niimoodi, et abikas ütleb, et nüüd on sinu kord nõusi pesta. Ei ole minu kord. Palun mitte. Aitäh sulle, Meigo. See oli naljaga öeldud vastus. Väga hästi minu küsimused, sellepärast, et vahepeal on tulnud siia kohale ka sinu reisi kõige kallim vara. Jaa, minu abikaasa Sham. Sinu abikaasa. Ja selleks, et lugu ei oleks ühepoolne, ma küsin ühe küsimuse nüüd. So, can you please honestly describe how did you meet? Hello everyone. I'm so happy to stay here to listen to my husband and can share first met in Vietnam. Actually, at that time, one of our common friends who live in France have one power party, and then he invited all of his friends to come to the party in one homestay. And then I met him there, and we start to talk. And then he shared about his walking around the world. Then I feel very amazed because I'm so random. So I feel that, oh, that's his absolutely amazing about walking around the world. I have dreamed that I can, yes, but with a motorbike. So I think that maybe I can join him because I am
sometimes it's not easy to go alone somewhere because I read some news about some place it's not nice to go alone. Then I really admire how he can walk around the world. Then I just half job, half real that I can join him. Then he said that no, it's really hard to join him. Then I showed him how I run half marathon. Then he think that maybe she can join me. And then he want the visa to go to China. Then it's a bit complicated to go to China. Then I have some friend who work in some embassy. Then I asked help from her, but she could not help him. Then he just stay there and he feel very uncomfortable for the people who move so much. Then just stay in one place. Then I invite him to go running with us. Then we talk and share so many things. Then we naturally fall in love. Ja, kas kellelgi on vaja tõlkida natukene? Tegin lühidalt. Võtan siis lühidalt kokku. Nagu ikka hea suhe sai alguse peolt. Peo korraldajaks oli siis Meigo tänase abikaasa, toonase tulevase abikaasa Prantsusmaa sõber. Ja see oli teepidu. See oli teepidu, jah. Ja, tee on päriselt ka. See oli päris... See on Meigo versioon sellest. See on tõsi, teepidu. Ja tegelikult Meigo ikkagi põikpäise eestlasena ütleme, et Meigo lugu inspireeris. Vabandust, ma ei suuda su abikaasa nime hääldada. Ja, Sham. Ma võin võib-olla ise tõlkida kiiresti, et ta lugu inspireeris. Ta oli ühest ajakirjast lugenud selle rännaku kohta ja siis ta tuli rääkima, et ta tahaks võib-olla mingi periood ühineda selle jalutamisega. Ma ütlesin, et see on nii raske, see on füüsiliselt raske, emotsionaalselt nii palju välja kutsuda, iga päev tuleb ennast ületada, proovisin teda hirmutada. Ja siis ta hakkas mulle näitama fotos, et ta on maratoni jooksja. Ta on jooksnud mitu täismaratoni mägedes kusagil just eelnev nädalavahetus jooksis pool maratoni. Ja siis ma vaatasin, päris tugev tüdruk, võib-olla ta tõesti suudab ka jalutada. Ja siis esimene kord, kui ma jalutasin ühe päeva jooksul üle 60 kilomeetrit, see oli just koos temaga. Ja siis me loomulikult niimoodi armusime aja jooksul, kui ta 1 aasta jooksul, nagu ma eelnevalt ütlesin, tuli mind vaatama 10 korda, 2 korda bussiga ja 8 korda lennukiga, lihtsalt mõneks päevaks erinevates paikades, et koos jalutada ja reisida. Kuidas oodata seda siis teiste ennustuste täitmist? Ja, et rikkaks saada, see ennustus on veel täitmata käejoonte pealt. Ma ei tea, mis see rikkus on, võib-olla on mingi muud rikkust ka siin elus. Meie elame sellist elu, et me elame 3 ühes väga väikeses külas. Vietnami mõistes on see küla, Eesti mõistes oleks suur linn 14 000 elanikuga. Meil on suur aed, meil on 30 banaanipuud, mangod, litšid ja ümber meie küla on hiiglaslikud riisipõllud. 2 korda aastas seal isutatakse riisi ja hästi rahulik külaelu. Külainimesed seal elavad väga tervislikku elu, ärkavad iga hommik 5 ajal, 4:45, 5 ajal kõik külainimesed ärkavad, teevad grupis harjutusi, selline sotsialistlik režiim, kus naised saavad kokku, teevad koos harjutusi, enamus on 80-90 aastased, meil on seal nii palju 100 aastaseid külas ja elame mõlemad, töötamegi elektrooniliselt, arendame meie tütre seda riiete ja äri, et saata erinevaid tooteid üle maailma, müüa kunsti ja siis mõned asjad veel. Mul on veel selline küsimus, et te olete nüüd läbinud selle raja meesterahvana. Kuivõrd ohtlik või ohutu oleks siuke asi ette võtta naisterahvana? Ja, see on väga hea küsimus. Ja seda on paljud inimesed spekuleerinud, kuigi on seal nimekirjas, Guinessi nimekirjas inimesed, kes on jalutanud ümber maailma või jooksnud. Seal on pooled peaaegu naised, kes on, mõned on isegi jooksnud mingite järelkärudega väga pikalt ja see on tõsi, naistel on ohtlikum. Ka ränduritega, kellega ma olen teel kohanud. Ma ei taha luua mingit stereotüüpi, aga paljud rändurid, naised, kellega ma olen kohanud, neil on olnud mõned nagu rohkem probleeme. Ja ka meestel on probleeme, kõigil võib probleeme juhtuda, isegi Tallinnas võib midagi juhtuda. Taha kedagi hirmutada, aga kas keset seda rännakut selliseid hetki ei tulnud, et nüüd on kõik vaitab, jätan pooleli enam? Kusjuures ei olnud.
mul oli see unistus, see fookus oli nii suur, nii tugev ja see unistus ise andis jõudu. Isegi ma mõtlesin lihtsalt selle peale, et edasi minna. See andis nii palju jõudu ja teine asi, mis andis jõudu, oli see, et ma meenutasin, keda ma kogesin, keda ma nägin, need mineviku kogemused, kõik need positiivsed, need kodud. See andis nii palju uut jõudu ja kinnitust ja lootust, et edasi läheb sarnaselt. Et seda on, ja sellist asja oli jah. Ma ei oska praegu lisada midagi. Kohe nädala pärast saab lihtsalt. Jaa. Miks sa seal kas see oligi eesmärk, et sa sinna jõuad? Eesmärk oli jaotada poole rohkem, mitte 20 000 kilomeetrit, vaid 40 075, mis on planeedi ekvatoriaalse ümbermõõdu distants. Sirjoones. See jäigi pooleli tervislikel probleemidel, et ma olin haiglas seal mõned päevad ja siis tahtsin pikemat puhkust, siis see tervenemine suunus mind igasuguste ravitsejate ja tervendajate juurde sellisesse maailma ja siis abiellumisse ja siis leialikult läks. Ja, põhimõtteliselt küll. Aga elus on vahel nii, et me võime ükskõik mida planeerida, elul ikka läheb omamoodi. Näiteks kui me kõik mõtleme tagasi 5 aastat tagasi oma elus, siis ma arvan, et me ei oleks ette osanud kujutada, et praegu me oleme sellises olukorras, et mingeid asju on võimatu näha ette. Ja haigestumise kohta küsisid, ei olnud mingeid suuri haigestumisi. 2 korda sain koera käest pureda, kõht oli lahti mõnes kohas, siis pähklid alati aitasid selline tugev nagu mörts, mis paneb kinni. Ja mõned palavikud. Ja vahel oli ma iga päev ei jalutanud, tihti oli puhkepäevi 2-3 päeva. Kõige kauem ühes kodus olin vist 3 nädalat. See oli Nepaalis, muutusin ühe perega nii lähedaseks, sellest siin ei olnudki fotot. Pärast maavärind nad ehitasid püstkoda bambusest, 9 meetri kõrgust, sellist 4-korruselist püstkoda bambusest, et kui maavärind tuleb jälle, siis ta kõigub kaasa. Ja ma olin seal 2 kuud ma enne valetasin. Ma muutusin selle perega nii lähedaseks ja aitasin veel töid seal teha ja see oli kõige suurem nagu puhkus nii-öelda. Mis oli väga hea, et siis selle süüa, koguda natukene kaalu ja siis jälle minna edasi, et hoida tasakaalus. Kuidas siis on, kas soovitab või ei soovita teistele inimestele? Ja, aitäh teile! Seljakoti asemel tuleb mingi muu lahendus. Ja, kindlasti, kui on pikk rännak, kui on aastate pikk, ärge kandke seljakotti, kui see ei ole teil võimalikult kerge. Minu seljakoti kaal varieerus 8 kilo oli kõige kerge, mis mul oli ja 22 oli kõige raskem. Ja hiljem ma sain ratastega koti, mida lihtsalt veadsin puusa ümber. Et sellega, kui pikk on rännak on 100 kilomeetrid juba või 1000, siis on mõistlik, jah. Aga on soovitus nüüd teha, et teistele ka läbi see... Või oske siit mõni hea kott, mis siin on, vaadake, siin on väga väärtuslikku kraami. Kõik on kvaliteetne, ülikvaliteetne. Et kuidas, palun... Et kas siis on, saab siis kerge südamega anda see soovitus, et teistele ka minna see rännak läbi teha? Kui teil on see tung, sisemine tung, tahe, unistus, siis kindlasti tuleks minna. Kui kripeldab mingi asi, et ei ole ammu teinud üksinda mingit rännakut, näinud teisi maid, inimesi ja tahaks ennast proovile panna, siis kindlasti jah, alati soovitaks minna.